Tere, Pille ja Kelly! Tere! Kuhu ma olen nüüd sattunud? Happy Jazzi kodukohvikusse ja featuring Nami. Miks just selline nimi? No see on meil kahe peale kokku kleebitud selline tore asi. Mina olen siis koos Aivar Vassiljeviga see Happy Jazzi pool ja siis see on meie kodu siin, kus me seda kohvikut teeme. Et Kelly siis panustab nii-öelda muusikalise etteaste eest ja Pille siis rohkem toidu. Tegelikult Kelly teeb süüa ka alati, on aastaid teinud, aga jah, Kelly siin Kelly ja Aivar vist, ma ei tea, 6 aastat tagasi, 5 aastat tagasi. Ja umbes, ja me pole lugenud, jah. Ammu kutsusid appi seda kohviku poolt tegema. Ja nüüd me oleme nii teinudki siis aastaid juba, et mina siis koordineerin seda menüü poolt, aga ma kõike ise ei kokka, et tegelikult on siin Kelly ise, Kelly ema, isa on siin toeks, naabrinaised, sõbrad, Võrumaalt sõidetakse kartulisalatit takkima. Et on selline suur kogukondlik värk. Aga jah, et siis ma seda toidu poolt natuke sedasi majandan ja haldan siis. Ja Pille haldab seda väga hästi, sest meil on see menüü on päris pikk ja meil on siin aastate jooksul menüü saanud 5 korda otsa ja siis on, ruttu uued menüüd on ruttu poes käinud. Me oleme iga aastaga paremaks saanud. Me oleme siin esimesel aastal vist sai kell 2 otsa toiti, siis tuli leiutama hakata, see muusikaline programm on õhtuni, kell 9 viimane eeskava. Ja bänd läheb peale, jah. Aga räägime alguses siis toidust. Kas toit on, need, kes on varem siin kohvikus käinud, kas sellel aastal saab täpselt samad sööki või on mingeid uuendusi, uus menüü? Mul on siin eelmise aasta menüü ka ees, me siin Kelliga just vaatasime siin üle, et siin oli mullune, mis kella 5 paiku vist oli täis joonitud, kõik järjest otsa. Ja siis oli see, et teeme midagi juurde. Aga meil on mõned asjad, mis on meil jäänud. Meil on alati suppi. Tavaliselt 2 ühe teen mina, ühe teeb Kelly. On soolase pirukaid, magusaid kooke, on lisaks siis suppidele ja pirukatele kookidele on meil ka selliseid suupisteid ja selliseid mõnusaid snäkke. Ja kindlasti on meil midagi ka täistaimset, on gluteenivaba midagi, et kõik eri menüüd on ka nagu kaetud. Ja mina tean, et on mingid tohutult peened käsitöövorstid tulevad see aasta, nii et neid tasub proovida. Ma olen ise proovinud, väga head on. Et see on täiesti mitte täistaimne. Ma kuulsin, et mingi uuendus on sellel aastal ka joogi osas. Ja joogi osas ses mõttes, et meil on veinilavka on uus. Ja uued igasugused toredad jääteed on ja limonaadid. Ja me proovime kasutada päris palju ka oma kraami, et näiteks Naminami aiast meil on siin rohelise tee jäätee lavendliga, mis on minu aiast. Ja värske salat ja marjad tulevad siin siit otse Haabneemest siis, et lähitoit on ka olulisel kohal. Ja meil on kõik sõbrad tööle pannud, kes siin kohal on ja kõikide emade, isade aiad, et meil endal mul siin aias väga palju ei kasva, aga Pillel selle kõvasti. Heli, räägi etteastetest, muusikast, mida selle õhtul saab nautida. No see aasta me mõtlesime, et kui me tavaliselt on kohvika alanud nagu väga rahulikult, siis see aasta kell 2 me alustame kõige suurema pauguga üleüldse, nii et Tallinna politseiorkester. No peaaegu täies koosseisust tuleb siia, nii et ma arvan, et see on üks suurimaid pauke, millega alustada ja siis me niimoodi järk-järgult lähme natuke väiksemateks need koosseisud, aga on ikkagi on džässi, on teatrilaule, mina teen Peeter Kaljumäega teeme ühte Kopp-Villemit ja teatrilaule, mida ma loodan, et see aasta ta jõuab ilusti kohale. Ja õhtupoole siis tulevad ikka raske kahurvägi siin džässmuusikud, kes tõesti teevad džämmi ja kõik meie kava on Facebookis olemas ka niimoodi, et see võib-olla natukene veel täieneb, aga üldiselt meil on iga täistund läheb ikka siuke uus koosseis. Ja mis kellani siis välja? No peaks olema 10-ni. Et 2-10 on live muusikat kogu aeg, et siis tuleb kavast täpselt vaadata, mis sinu maitse on ja kohale ilmuda. Igal täistunnil on siis uus. Ja praktiliselt. Ja meil on väike nihkes võib-olla seal võib olla, kui läheb tehniliselt mõnega kauem, aga üldiselt see kava meil toimib päris hästi, on alati toiminud. Et ma arvan, et keegi väga kella ei vaata, tohutult kiire ei ole, aga sellel päeval on kogu programm tasuta. Absoluutselt tasuta. Söögi ja joogi eest ja kogu see kohviku söögi, joogi ja selline tulu läheb siis Happy Jazz Festivali toetuseks, mis on novembris. Suur festival siin üle Viimsi. Ja siis see ongi nagu tuluüritus, aga tõesti esinejad on teile tasuta.
tulge sööge, tulge jooge, maitse meie veini. Ja see on tore. Ma olen Arst- väga rõõmsad selle üle. maksta saab sularahas. Maksta saab sularahas ja kõik teavad, mis seda kohvikuulised juba, kes käivad, et on kindlasti lihtsam, kui sa tuled sularahas ja. kohtumiseni siis laupäeval. No kohtumiseni!